Tervist, Johannes Valdrop, mina olen nüüdseks Saku vallas Jälgimäe külas elanud 12 aastat. Tulin siia Tallinna linnast, tulin et jääda ja peres on 3 last. Üks nendest läks iseseisva elu peale, üks käib koolis, üks lasteaias. Hariduselt ma olen teedeinsener, seetõttu on mulle väga meeleköitvad teemad transpordi ja teedeehitusega seonduv. Teedeehitusel üldisemalt, aga transpordi alla käivad kõik liikuvused, kõik eri transpordiliikide kokku sulandumine, et oleks võimalikult täidetud eesmärk inimeste liikumisvajaduste rahuldamiseks, ennekõike töö, kodu, kool, hobid, et inimene saaks lihtsalt ja võimalikult mugavalt ümber istuda erinevatele transpordiliikidele. Viimase viie aasta jooksul olen juhtinud Saku vallas MTT fondi projektitaotluste hindamiskomisjoni, mistõttu on päris hea ülevaade mittetulundustegevuse suundadest, suundumustest ja mis pakub Saku valla mittetulundustegevuses huvi inimestele, meie kodanikele. Viimasest valimisperioodist toimetan volikogu arendus- ja ettevõtluskomisjonis. Meie teemadeks on ennekõike olnud erinevad detailplaneeringud, maadega seonduvad küsimused, mis hõlmab igasuguseid uusarendusi ja ennekõike ka inimeste probleeme, mis on tekkinud erinevate maateemadega. Siin on nüüd teema, millest ma ei saa üle ega ümber, on päästevaldkond, millega ma tegelen juba 9 aastat, olles Saku vabatahtlikus päästekomandos päästja. See on teema, mis puudutab meid kõiki, keda lähemalt, keda kaugemalt, keda valusamalt, keda vähem. Aga see on meie igapäevaelu osa. See kätkeb endas nii tuleohutust, veeohutust, aina enam ka kriisi reguleerimist, valmisolekut erinevateks õnnetusjuhtumiteks. Ja see on kindlasti üks valdkond, mida ma tunnen, et ma oskan ja saan ja suudan kaasa rääkida kogu valla arengus. Viimasel ajal, paari nädala eest, võttis Päästeamet vastu uue strateegia. Enam ei ole tegemist päästevaldkonna strateegiaga, vaid nüüd on päästevõrgustiku strateegiaga. See hõlmab endas nii vabatahtlikke, kutselisi, pommigruppi, aga väga suur osa on seotud ka kohaliku omavalitsuse erinevate ülesannetega ja nende ülesannete lisandumisega, mistõttu on eriti minul võimalus kaasa öelda erinevatel arengusuundadel ja toimetada päästevaldkonnaga. See on teema, mis peab meil igal ühel olema oluline, sest ainult üheskoos suudame luua turvalisemat kogukonda ja tulevikku meile kõigile. Minu Saku valda jõudmine oli perekondlikel põhjustel, mis ei ole üldse mitte halb. Naise esivanemad on Jälgimäe külas pesitsenud juba pea 50 aastat ja seega oli ainult loogiline ja mõistlik samm tuua ka oma pere siia ja oma lapsed siin üles kasvatada. Ja ei ole kahetsenud seda mitte hetkekski. Hoiame seda, mis meil on ja teeme seda kõike veel paremini. Üheskoos loome turvalisust.